nii, võib jah? Oleme jõudnud aastasse 2024, mis tähendab, et lüügijõulupall on siin. Just. Esimesed külalised juba saabuvad, teema on 70-ndad ja lähme vaatame, mis inimestel meile öelda on. Me oleme siin kinni tabanud ühe lüügiõpilase. Öelge palun, mis teie nimi on? Helen. Helen, jah. Keda te kannate täna, Helen? Gucci't. Gucci't, õige. Kus siis outfiti inspiratsioon tuli? Pinterestist. Pinterestist, okei, aus. Mida te ootate tänasest õhtust? Tahaks tantsida. Väga palju. See süvendab teie jõulumeeleolu. Just. See üritus siin. Ma arvan, et mitte just jõulumeeleolu, aga võib-olla peomeeleolu. Kes sa arvad, et Emma on? Just, kes sa arvad, et me oleme? Sa oled väga ilus. Ma ei tea, kas... Ei, sa oled ka väga ilus. Ei, te mõned väga ilusad olete, aga ma just ei tea, kes te olete. Vot see on väga disappointing, aga vaatame, kas keegi meie õhtu jooksul tunneb meid ka ära. Tunneb. Just nii. Just nii. Aitäh. Ja asi. Nii, ja mina olen jätkuvalt Seed Vicious. Ja kui sa tahad enda nimesid ka meile öelda? Jaa, mina olen Emma. Ma olen Kaspar. Räägige palun kõvemini. Ma olen Emma. Ma olen Kaspar. Nii, ja kuna ma tean, et te olete üksteisega nagu nii-öelda seoses, siis kas need outfiti valikud olid ka koordineeritud, nii et te kuidagi ühtiks? No, ma panin meelega endale ka karvase selle vesti, et temaga ühtida selles osas, et me muidu enamasti ei mõelnud sellele, et nagu, et ta võiks olla samasugune või niimoodi samas stiilis. 70-ndal, kuidas meeldib? Ikka väga äge. Ja sina? Väga äge. Kas sa oleksite tahtnud, et teie oleksite elus olnud sellel ajal? Eriti mitte, sest siis ma oleksin 60 juba. Kas see on halb asi? Otseselt mitte, sest ma oleksin noorema kui mu vanavanemad, aga ma mõtlen, et praegu on ka tore elada, et saab tagasi vaadata, et sa tead järgnevaid stiile ka. No selge. Lõpetame. Oleme siis kinni püüdnud oma kalli klassi ja Anna, palun räägi meile, kus sammutasid inspiratsiooni oma outfiteks? No ma lihtsalt vaatasin Riile õppi. See on väga huvitav vastus. Emma, mis sul on selle peale öelda? Ütleks, et mulle väga meeldivad teie kingad ja üleüldse teie outfit on väga šikk. Ja et mida te siis mäletate 70-ndatest? Väga ilus. Aga mida te siis ootate tänasest õhtust? Et oleks ilus. Väga aus. Kas ootate tantsulkat? Ei. Väga konkreetne klient. Just. Tahab meiega tantsida, mitte kellegi muuga. Läheme edasi. Nad jooksevad ära ju. Tahad meid ka filmida? Jaa. No nii, yes. Me leidsime ühe õhtujuhi, et kes te olete? Tervist, ma olen Märt Õiglus, ma olen Lääne-Põhiskonnaažiumi. See ei tööta. Ma olen vilistlane, ma lõpetasin kooli 2 aastat tagasi või? Oli 2 või? Ühesõnaga lõpetasin ja nüüd kutsuda tagasi, et Märt, tee pulli, tule tee, vii läbi, ma olen siin, teen pulli, vii. Aga see päris tihedalt siin koolist pulli, kas sa ära ei väsi juba? Ei, mis tihe, millal ma viimalt olin? Mis sa mäletad? Mäletan su nägu. Ei no jaa, ma olin playbackil ka, aga hoolimata playbackist ma olin 2 aastat tagasi. See ei olnud mingi negatiivne asi? Ei, ma nõustun ja tegelikult on väga tore tagasi olla ja noh, selles mõttes ega siin ongi, et ega ju ongi nagu, et lihtsalt kirjutatakse ja tuled ja teed ja oled. Tervist, oleme tabanud siit õpetaja, et küsiks paar küsimust. Et kuidas on meeleolu tänase õhtul? Papa on mu lemmikbänd olnud läbi aegade, nii et jee! Et mida te ootate tänasest õhtust? Saaks hullult palju tantsida. Just, ja et kust siis teie outfiti inspiratsioon tuli? Inspiratsioon tuli Jopalt. Okei. Ja te ei ole lihtsalt õpetajad, on 12 klassijuhataja, peaks mainima, et te näete väga stiilne välja. Ma tänan. Meie kullakallis õpetaja ja lähme vaatame siis, keda me veel leiame kooli pealt. Mul on üldse hiired, ma võin rääkida küll teiega, et kui ainult teie tahate selle show kinni panna, et nagu alati on lause show must go on, et siis ma olen minema, aga... Show must go on, aga mida sa ütleksid teistele lüügiõpilastele 10 tegema? Just, nemad ei tunne sind.
tahtsin monarhiks, ei saanud, sain infoväelikuks. Go crazy, go home. Nüüd on ebareaalne võimalus tegelikult täita mõnes mõttes unistusi. Näiteks ma tean praegu ülikoolis tudengeid, kes on esimese kursusega need juhid, vaata. Sellepärast, et nad saidki öelda, et ma olen Läänemus gümnaasiumis korraldanud playback'i, et see on hea mingi väike kooliüritus, jõulupall, playback, midagi sukest, aga tegelikult see on nagu nii suur samm su edetabelis, mida teistel ei ole, mida siuke väike haab lüüg pakub. Ja minust kõige, mida ma oleks ka ütleks, on see, et võta kinni, mine ja kui vaja, pane pea ees vette nagu, et mine lavale, tantsi, võta mikrofon, räägi juttu, on ju, et noh. Oleme tabanud veel 2 lüügiõpilast, et esitage enda nimed ja klassid palun. Karen, 12 M. Rauno, 11 M. Meil on siis siuke kiire küsimus teile, et mis on teie lemmik 70-ndate siis dance move, et näidake ette palun. Kohe näitan siis. Kohe kindla peale. Ei, see on juba. aga kuidas riietega, keda te kannate? Mina kannan, no kui diskopall lahti võtta. Selge, ja teie? Oma isa noorust mulle. No väga hea. Meeldib 70-ndat, olete rahul teemaga? Polnud muud valikut, aga väga rahul tegelikult jah. Mina pole midagi kuulnud. No selge, aga aitäh teile, olete vabad. Kas see pilt? Me oleme kõigilt küsinud nende outfitide kohta, räägi enda omast ka. Jama! Kuule, jama, mul on täiesti vale praegu seljas. Eelmist tegite või? Eelmist tegite või? Milline? See roheline, see kaamera, see, ei. Võib-olla taustal. Aga praegu on inspiratsioon tegelikult 2 aastat tagasi playback'il. Ma kasvasin seda samat outfit'i, võib-olla talle näeb ka seda. Ja siis ma tegin seda playback'is, ma olin mingi, see nagu sobib, aga siis ma leidsin nagu selle teise kostüümi, siis ma mõtlesin, et ei, sellega nagu see on nagu selle sisenemine, vaata, see nagu PAU! Pahviks lihtsalt, vaata. Aga nagu veits oli tegelikult, nagu veits oli kriinud. Ma mingi kuradi saapad ja asjad, et nagu tegelikult oli veits piinlik. Ja ma üldse ei valeta, et veits oli piinlik ja sellepärast ma ära vahetasin ka. See oli väga tight. Tegelikult, et hästi nagu piinlik. Ma ei tea, meie kaameramehele väga meeldib. Jaa, ei, ma saan ikkagi kriinu. Ekraani peale läheb, kas see on emo? Kas see on emo? No nii, oota, tee uuesti. Oota. No nii, oleme jõulupalliga siis umbes juba poole peal, et leidsime 2 tüdrikut, et kuidas meeleolu on. Emotsioonid on täiesti maes, kõik on imeline, suurepärane. Väga äge. Väga tore kuulda. Kas teil on lõbus olnud siiamaani? Kõige lõbusam. Väga meeleolukas täna on. Nii, aga tekkis selline küsimus, et kui te saaks ükskõik mis 70-ndate kuulsusega siin peol viibida, siis kes see oleks? Kas see võib näitleja ka olla? See võib olla üks. Sylvester Stallone. Kõva. Nii, Marietta, palun. Minu lemmik käib ikkagi Appa. Appa. Kes siis neist 4? Ma nimesid ei tea. No mina ka ei tea. Seda on vist näha. Just. Aga suur aitäh, lähme edasi. Lähme edasi. Piinlik paik, nüüd saad selle roodi üldse panna, vaata. Kõige sisukam intervjuu, mis meil on olnud. Ei no, mul on nii hea mehed neid siin täna, noored neiud ei taha, no vana klassivend, võin ta nime öelda. Sam on ju, Sam kaamera taga, et nagu tegelikult nii tore. Ja noh, nagu see on nagu veits nagu idiootus ka, jutt ainult voolab, nagu seisma ei jää lihtsalt. Et nagu tegelikult võiks panna piiri, aga noh, lihtsalt ei jää seisma, tee mis tahad, lihtsalt noogutate kaasa ja noh, vait ei jää, vaata, et nagu, noh, aga... See on väga hea, see on väga hea content, tuleb content on räägi kõik välja sinna. Just. Räägi kõik välja. Ja nüüd me lähme otsime veel inimesi sealt tagant. Lähme! Astud järgimine, okei. Sete, sind me pole veel intervjueerinud. Leidsime veel ühe tüdriku, et kuidas tänane meeleolu on? Super hea, väga meeleolukas, mulle väga meeldib. Väga tore. Kas sa oled juba tantsupõrandat ka külastanud? Muidugi, siuke tantsivend käib ja igal pool tantsin, kus võimalik. Väga tore kuulda.
ja ma kuulsin, et sinu plaanitud outfit ei tulnud õigeks ajaks kohale. Aga nüüd see on pakiautomaadis. ja see kas sa oled väga kuulnud? olen küll, kuna mul oli nagu reaalselt outfit planeeritud, terve mu outfit on praegu pakiautomaadis ja see just tund aega tagasi vahele ja ma olen praegu täiesti teises outfitis. võiks olla nagu paremas outfitis, aga noh, see käib kah. Kust see pärit on? see on ka Shade ja see on Ketlini sahtlist. no ma pean kiitma, et isegi kui ei ole õige outfit, siis ikkagist väga kaunis näeb välja täna. aitäh. Lähme otsime veel. Siuke lüünk confessional, vaata. Küsimus veel, kui te saaksite aega veeta ükskõik mis 70-ndal, kas superstaari näitleja kuulsusega kellega te aega viidaks? It's your boy Bunny, Aba, üks meeslauljatest, Bunny, sest täna kehastan ma Bunnit. Bunny, ehk siis Bunnist, et tegelikult nii palju kui ma olen kuulnud, siis no ega ütleme nii, no ta on nagu elus midagi puudu jäänud ja ega ta on nagu neid, noh, midagi puudu jäänud. Sul see mälu on täis või? Ei ole, okei. Küsimus, kust tuli teie inspiratsioon saada selline outfit? tead, et meie üks ühine tegelikult kaotasime paruga ära ja olime muidu Sid Vicious ja Nancy Spice Sex Pistols. just, siis küsisime, See ka Kati et küsisime meie inimestelt, et kes nad arvavad, me oleme, keegi ei pakkunud ära. ja siis läksite nagu lihtsamat teed, et lihtsalt nagu see stuudio 54 on ju. See tegelikult see on räigelt crazy. Mis seal toimus? See on päris meeled pullid vähe. Kaitse on ainult bikiini vaata. Tegelikult see, mis tuleb, mis värvi on Aafrika lagi? tead, pean tunnistama, pole kunagi seal käinud ja ei lähe ka. ma vist näen selline välja, et ma ei käi väga Aafrikas. Tegelikult ma võin nüüd eksida, aga kas see oli oranž või punane? Ehk siis see oli siin tavalist värvi vaata. Et see on viimane mehed, mis on aru, et kõik on nagu crazy. Et kõik annavad seda, käib saada oluliselt. Läbi lahti, sobib see just. On nagu hästi või? Väga hästi, suurepärane, aitäh. aga jah, ma arvan, et me oleme tabanud piisavalt külalisi, õpetajaid, vilistlasi see aasta. nii et ma arvan, et on aeg lõpetada ja ütleks, et näeme järgmine aasta, aga vot, ma lõpetan, nii et ei näe, mis teha, aga oli toredad 3 aastat ja aitäh.